Tervist! Teine maailmasõda algas 1. septembril 1939 ning lõppes 2. septembril 1945. Sellest traagilisest perioodist on rääkida mitmeid erinevaid lugusid, alustades Poola vallutamise Saksamaa ja Nõukogude Liidu poolt ning lõpetades tuumapommide heitmisega Jaapanile. Lisaks üldtuntud lugudele on ka vähetuntud lood, mida paljud ei tea, ning täna tuleb ühest sellisest loost juttu. 1939. aastal jagati Poola, Saksamaa ning Nõukogude Liidu vahel. Paljud Poola sõjaväelased langesid sõjavangideks. Vangid saadeti laagritesse või hukati. 1940. aasta kevadel hukati Katyni massimõrva käigus üle 20 000 Poola sõjaväelase. 1942. aastal saadeti osa Poola sõjavangidest Siberist Lähis-Itta. 8. aprillil kohtusid nad Hamadani raudteejaamas ühte poissi, kes oli Saagrose mägedest leidnud karupoja. Poiss oli nõus vahetama leitud karupoja toidu vastu. Jahimehed olevat tapnud karuema ning poiss võttis karupoja enda hoole alla. Kuna karupoeg meeldis sõduritele väga ning ta mõjus neile rahustavalt, siis otsustas leitnant karupoisilt ära osta. Teda hakati kutsuma Wojtekiks ehk rõõmsaks sõduriks. Talle pakuti kondentspiima vanast viinapudelist, marmelaadi, mett, puuvilju. Talle meeldis ka õlut juua ja suitsetada. Sõdurite jaoks oli Wojtek rohkem kui lihtsalt maskott. Teda peeti teiste sõduritega võrdseks. Ta meeldis kõigile ja ta armastas sõduritega ka maadelda. Talle anti süüa sõduritega võrdselt, kuid kasvades anti talle isegi 2 portsjonit. Ta teenis oma maine toiduvarude röövimisega, kuid Wojtek tõestas oma kasulikkust, kui avastas laagris ringi luuranud spiooni. Spioon kardis karu väga ning rääkis poolakatele kõik ära. 1944. aastal sõlmisid liitlasvägede juhid Staliniga kokkuleppe, et Poola sõjavangid viiakse Itaaliasse liitlasvägedele appi. Kui Poola suurtükiväe kompanii jõudis Egiptusesse, ei lasknud britid oma transpordilaeval mitte sellist personali Euroopasse viia. See julgustas ohvitsere astuma erakordset sammu ja värbama ametlikult Wojteki armeesse. Talle anti reamehe auaste ning ka oma palk. Ta ööbis teiste sõduritega telgis ning teda transporditi puiduskastis. 22. suurtüki varustuskompanii üheks ülesandeks oli laskemoona toimetamine rindele. Wojtek aitas vedada tühja laskemoona kaste, et neid saaks taas täita ja väidetavalt aitas isegi relvi laadida, kuid see on loomulikult kaheldav. Itaalias Monte Cassino lahingus aitas Wojtek briti sõdurite suureks hämmastuseks kanda isegi 45 kiloseid suurtüki muunakaste. Sõdiv karu sai väga kuulsaks ning kompanii muutis oma embleemi, et kajastada nende kuulsaimat sõdurit, võttes kasutusele embleemi, kus on peal karu koos suurtüki mürsuga. Wojtek ülendati kapraliks ning ta edestas sellega paljusid teisi sõdurid, kes tema eest hoolitsesid. Pärast Saksamaa alistamist olid Poola väed üle maakera laiali. Wojteki hooldajad ei tahtnud, et ta läheks Nõukogude okupeeritud Poolasse ja muutuks kommunismi sümboliks. Ta läks koos sõduritega hoopis Šotimaale ning asus seejärel elama Edinburgi loomaaeda. Tema kamradid külastasid teda pidevalt ning ta elavnes, kui kuulis poola keelt. Wojtek suri 2. detsembril 1963 21-aastasena Edinburgi loomaaias. 18. mail 2014 Monte Cassino 70. aastapäeval avati Krakowis tema monument. Aasta hiljem tehti seda ka Edinburgis. Wojtekile pühendatud monumente on Poolas kokku 7, Ühendkuningriigis 3 ning ka 1 Monte Cassinol. 2017. aastal nimetati Poznanis tänav kapral Wojteki nimeliseks. Tänan, et leidsid aja vaadata seda videot. Kui sul on soov mõnest videost, siis anna mulle sellest teada. Kohtume peagi, nägemist!